Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud märgilise kokkuleppe tulemusel lammutatakse üle 100 aasta vana piiritar Gibraltaril ja Hispaania vahel. Gibraltar on Briti territoorium, mis asub Pürenee poolsaare lõunatipus, mitte väga kaugel Marokost. See kokkulepe lahendab ühe Brexiti viimastest suurematest vaidlusküsimustest, kuid jätab Gibraltariga seotud suveräänsuse sügavama vaidluse puutumata. Meiega liitub nüüd Zoomi vahendusel Catherine Barnard, Euroopa õiguse professor Cambridge'i ülikoolist. Aitäh, et olete siin. Aitäh. Huvitav lugu. Selgitage kõigepealt, miks see tara on olnud juba sajandi vältel nii vajalik. Alustuseks lihtsalt sellest. No, see on tõesti oluline, sest Gibraltar kuulub Ühendkuningriigile ja Hispaania on alati öelnud, et see peaks kuuluma Hispaaniale. Geograafiliselt on selles loogikat, aga Gibraltarilased ütlevad ei, meie tahame olla britid. Ja tõepoolest Brexiti referendumil hääletasid nad 95% EL-i jäämise poolt, kuid siiski tahtsid nad olla osa Ühendkuningriigist. Ja nii on alati olnud see pingeline suhe Hispaania ja Ühendkuningriigi vahel. Ja see leping ei ole seda pinget lahendanud. Nii, et küsimus on selles, et kõigi nende inimeste puhul, kes on sealt läbi saanud, kas sellega oli probleeme? Ma mõtlen, mis oli teate, mis puudutab sisenemist ja inimeste läbimist, siis miks see oli oluline ja mis nüüd muutub? Umbes 15 000 niinimetatud piiritöötajat ületab iga päev piiri. Nad on peamiselt Hispaania kodanikud, kes lähevad Gibraltarile tööle, aga ka Briti kodanikud, kes liiguvad vastupidises suunas. Ja kui EL kehtestas oma EES-i ehk sisenemise väljumissüsteemi, mis nõuab, et kõigilt, kes ei ole EL-i kodanikud, võetakse piiril sõrmejäljed ja tehakse foto. See kõik aeglustas piiriületust väga palju. Piiril on suured järjekorrad. Ja nii oligi idee selles, et lepinguga lahendatakse see probleem. Ja just seda ongi Gibraltari leping teinud. See on leping EL-i ja Ühendkuningriigi vahel. Ja sisuliselt saavad Hispaania kodanikud, kes töötavad EL-is, minna tööle Gibraltarile. Nad saavad minna otse Gibraltarile ilma, et EES-i või muid piirikontrolle nende suhtes rakendataks. See kokkulepe lahendab ühe Brexiti viimastest suurematest vaidlustest, mida see tähendab Brexiti piirangute seisukohalt. Nii et see on tõesti oluline. Gibraltar ei olnud osa kaubandus- ja koostööleppest. See on leppe Ühendkuningriigi ja EL-i vahel. Ja seetõttu pidi Ühendkuningriigi ja EL-i vahel olema eraldi leping Gibraltari kohta. Ja just see siin juhtuski. Nüüd mõned olulised asjad selles lepingus. Ühelt poolt see toob Gibraltari väga lähedale EL-ile. Gibraltarist saab osa tolliliidust EL-iga. Ja nii saavad kaubad vabalt liikuda, kuid see tähendab ka seda, et Gibraltar peab järgima suurt osa EL-i tolliõigusest ja EL-i kaupadega seotud õigusest. Aga teiseks ja võib-olla kõige olulisem osa Gibraltari laste jaoks on see, et need 15 000 piiritöötajat saavad vabalt liikuda. Teate, Gibraltar jääb endiselt nii EL-ist kui ka Schengeni alast välja, kuid nüüd hakkavad reeglid kehtima selle lennujaamas ja sadamas. Kui ebatavaline on teie arvates selline õiguslik korraldus? Ja see on tõesti üsna märkimisväärne. Nii et Gibraltar ei kuulu Schengeni tsooni. Ja Schengeni tsoon võimaldab vaba liikumist kõigile, kes on Schengeni tsoonis. Aga see on Schengeni tsooniga seotud. See tähendab sisuliselt, et Hispaania piirivalvurid hakkavad töötama lennujaamades, Gibraltari lennujaamas ja sadamas. Toimuvad topeltkontrollid, mis tähendab, et gibraltarlased kontrollivad, kes sisse tulevad, aga ka hispaanlased kontrollivad, kes Gibraltari siseneb. Ja see tekitab suveräänsuse küsimusi. Ja just seda mõned parempoolsed Ühendkuningriigis peavad kohutavaks sekkumiseks Ühendkuningriigi suveräänsusesse. Sest esimest korda üldse Hispaania piirivalvurid tegutsevad Gibraltaris, otsustades, kas Briti elanikud ehk siis inimesed, kes elavad Ühendkuningriigis, võivad tulla Gibraltari. Ja
kui Briti elanikud ehk siis inimesed, kes elavad Ühendkuningriigis, on veetnud EL-is liiga kaua aega. Nad on ületanud oma 90 päeva, 180 päeva jooksul. Hispaanlased ütlevad, et Briti kodanikud ei tohi Gibraltari siseneda. Hästi, suur tänu, professor Catherine Barnard, aitäh veel kord, tõesti väga huvitav teema. Aitäh!